Sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatu aeg. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha just naeru. Leidkem aega, et kohale tulla. Pole tarvis siin ruumida suud. Võime lihtsalt üksteise jaoks olla. Kui on öö näiteks vaatame iga päev või käedi ländama, sest te olete siin ja mina olen ka, ja mina olen ka. Mul on alati olnud üks komme, igatseda ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme küsin kindlalt, et kuidas teil näeb. Olen teie jaoks siis, kui on vaja ja kui pole, olen ikkagi. Alustame Lähti Ühisgümnaasiumi 53. lennu lõpuaktusega. Luuletuse aeg loeb Kristiina Anton. Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu. Mis kord on alanud, lõppu sul pole. Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole. Ei ole mõttetult elatuid aegu. Mõte ei pruugigi selguda praegu. Vähemat, rohkemat olla ei võinuks. Parajal määral saab elu meid lõivuks. Ei ole kõduvaid aegu. Alles jääb hetk, milles asume praegu. Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju, kui seda jäävust ka meeledi taju. Keegi tulla ju võib, pole tulemiseks teed kõik.
Sõna on Lähti Ühisgümnaasiumi direktoril Üllar Loksil. Tervitan teid, kes te olete täna meie tilkude all laval. Tervitan teid, kes te olete pääsenud saali. Tervitan neid, kes paraku pole saanud, sest kahjuks meie ruumid ei ole piisava suurusega. Aga siiski te olete samuti kaastunnistajateks tänasele sündmusele. Tervitan kõiki teie kodusid Eestimaal, sest et taaskord on meil hästi palju lõpetajaid, kelle kodud ei ole siin kilbiste kaugusel. Täna on teie päev. Täna me räägime teist. Täna me mõtleme teiega kaasa. Ja täna on see päev, kus te siit saalist lahkute juba vilistlastena. Paraku on teie koolitee üldhariduskoolis käinud. Kindlasti on teil asju, millele tagasi vaadates on teil, millele rõõmu tunda, millele muiata, mida mõelda, kui hea, et see on selline. Kõik tahavad olla erilised. Teie ka tahtsite olla. Kindlasti on palju asju, mida te oskate erilisena ise välja tuua. Mina vaatan teid kui tervet lendu ja mäletan üksikuid kilde ja kindlasti mäletan ka rohkem, kui ma räägin, sest et pikka juttu pole ka mõtet rääkida. Ma mäletan, et teiega koos ainukene kord Lähte Ühisgümnaasiumis oli 1. septembri aktus selline, kus kõik, terve kool oli ühes ruumis koos. Tol korral olime me siis spordisaalis. Selle lõivuks oli muidugi see, et me ei kuulnud hästi üksteist ja igasuguseid suminaid oli, aga see oli eriline. Kindlasti läheb kooli ajalukku teiega koos see, et lõpetab täna esimene spordisuuna lend. Ja loomulikult samamoodi lõpetavad meedia ja tehnoloogia suunaõppijad. Ja kui ma teist räägin, siis kindlasti suurem osa jääb rääkimata. Aga kõige tähtsam minu arvates, nii siin nende 3 või 12 aasta jooksul, kui ka tulevikus igal pool mujal, on see inimlik kontakt, mis tekib inimestel, kes koos töötavad, koos õpivad, koos on. See on midagi sellist, mida on keeruline kirjeldada ja millel on väga laiad diapasoonid. Kui mina mõtlen teie peale, siis 2 sellist vastandlikku äärmust. Kui ma mõtlen, et kes teist tegi kõige suurema arenguhüppe selle 3 aasta jooksul, siis mul tulevad teatud pildid, teatud inimeste nägudega sinna. Ma ei hakka neid siin nimetama, sest ma kardan, et ma jätan kellegi nimetamata. Samas, kui ma mõtlen, et kes võiks olla selle lennu mugavuse etalon, siis täpselt samamoodi tuleb mul ette õige mitu pilti teie nägudega. Ometi on võimalik jõuda samasse aktusele nii neil, kes on teinud tohutu arenguhüppe, kui ka neil,
kes on põhilise aja puhanud. Kuidas see tulevikus kajastub, me ei tea, võib-olla oligi õige praegu puhata ja teha arenguhüppe hiljem. Aeg annab arvutust. Olen teisse uskunud, et te kõik täna jõuate siia ja see usk on saanud kinnitust. Ma arvan, et neid uskujaid on palju. Teie õpetajad, teie vanemad, teie ise, teie sõbrad, sest siis, kui on raske hetk, siis võib usk aidata. Ja eriti, kui te usute, et te ise olete võimelised. Ma soovin, et seda usku oleks teil tulevikus ka palju, hästi palju. Ma pean teiega koos meenutama neid hetki, kus me vastastikku õppisime. Kahjuks ei olnud minul võimalust õpetada meediasuunaõpilasi. Teid ma tunnen kui lihtsaid, toredaid noori inimesi, paraku ilmselt minu osa teile suurt midagi kaasa ei anna. Aga võib-olla siis. Nüüd, kui ma õpetasin spordiajalugu spordisuunale, siis ma sain lõpuks aru ühest lihtsast asjast, et see, kui ma ise asjast väga palju tean, ei pruugi neid inimesi arendada, keda ma õpetan, vaid mõelda on vaja selle peale, kuidas saada hea kontakt, kuidas innustada. Ja teie õpetasite mind selles asjas päris palju. Need, kellega me puutusime kokku tehnoloogia ajaloos, panin tähele, et siis, kui me olime sellises varasemas ajaloos, siis mul oli võimalik näidata oma häid teadmisi. Niipea, kui me jõudsime tänapäevasesse digitaalsesse maailma, oli mul palju teilt õppida. Ja ma arvan, et see oli väga hea. Minu jaoks kindlasti. Ma loodan, et teie jaoks ka. Ma arvan, et vaatamata sellele, et see vastastikune õppimine võib mõnikord olla, tundub, et mitte kõige normaalsem, on see siiski väga kasulik. Ja kõige rohkem ilmselt olete õppinud üksteiselt. Ja õppinud nii, et keegi ei küsi, mida sa õppisid, vaid sa ise paned oma kõrva taha teada. Teie lennul on minu arvates olnud silmapaistvalt hea koostegemise vaim. Natukene võib-olla on tehnoloogia olnud oma nägu ja meediasport oma nägu, aga teil on väga palju ka ühiselt tegemist. Küllap siin saaks nimetada teie ühiseid matku, teie pidusid, millest ma midagi ei tea, aga mõningaid pilte olen näinud. Ja loomulikult ühiselt tehtud eksameid, koos korraldatud kooliüritusi ja nii edasi. Mis siis teie lennust siia maha jääb? Ma arvan, et esimene spordilend pani märgi maha, mida teistel keeruline korrata. Sest ära on toodud Euroopa meistrivõistluste medal, käidud noorte olümpial. Kui ma nüüd võrkpallureid vaatan, siis täna üks mees on küll karguga, aga muidu on nad sirged poisid, targad poisid ja väärikad noormehed. Nii et võrkpall, mis nagu selle spordisuuna loomisel on olnud nagu selleks tüveks, on vähemalt 3 tõsist sirget meest kasvatanud. Ja kõikides ülejäänud suundades on targad, kenad, noored inimesed, tüdrukud ja noormehed. Ma õnnitlen teid kõiki selle puhul, et te olete siia lõppu jõudnud. See ei ole mingi lõpp, vaid see on uue algus. Me anname teile ühe paberi teiste juurde kaasa. Selleks, et te saaksite neid veel küsida koolidest, mille ustele te koputate. Lugupeetud lõpetajad, see, mis peab olema teil täna, on teil olemas. Mida te edasi tahate, sõltub teist. Austatud vanemad, ma tänan teid kõigepealt usalduse eest,
et te usaldasite oma lapsed siia kooli, et te ütlesite meile, kui mõni asi ei olnud nii, nagu te lootsite ja toetasite oma noori iga päev, iga hetk. Armsad kolleegid, lugupeetud õpetajad, ennekõike ma tänan teid kannatlikkuse eest, mis oli lõputu, ja inimlikkuse eest, mis ma loodan, et on ka lõputu, kuigi mitte alati ei saa me endale tagantjärgi vaadates öelda, et kõik just alati õnnestus. Ma tänan kõiki neid kodukoole, põhikoole, kes meile andsid nii häid õpilasi. Ennekõike tulevad meelde Geeni, Torma, Orava, Puurmani, Tabivere, kindlasti jääb palju nimetamata ja võib-olla kõike ei teagi, aga teie kodud kuskil laiali Eestimaal on andnud teile selle põhja, et te võite olla sellised toredad inimesed, nagu te täna olete. Teie lahkudes siit ruumist jääme me kindlasti midagi igatsema. Me jääme igatsema neid hetki, mis on meile olnud armsad. Kindlasti meenuvad need lennukad rahvatantsud, mida teie tantsijad on tantsinud. Kindlasti meenuvad need ilusad laulud, mida on laulnud kas Edle või Kadri või keegi veel või Rauno või noormeeste ansambel. Siin lauldakse kindlasti veel, aga lauljad on teised. Me igatseme teiega seotud asju, mis kerkivad argipäevast kõrgemale. Tihti ei saa me sellest sellel hetkel aru, kui see juhtub. Aga et mitte minna väga pikale, siis siinkohal ma lõpetan ja me alustame täna põhitegevust. See on siis lõputunnistuste üleandmist ja selleks ma palun siia endale 2 abilist, Anneli Kumari ja Aivar Soome. Õppenõukogu protokoll number 410, 16. juuli 2015. Lähte ühisgümnaasiumi 12. klassi lõpetavad ja antakse gümnaasiumi lõputunnistus järgmistele õpilastele. 12. meedia spordiklass Kaida Aaviste. Deborah Koit. Rauno Koorts. Aine kiituskiri uurimistöös ja ajakirjanduses Elis Kuusik.
aine kiituskiri kehalises kasvatuses Mardo Kööp. Väga tubli, nii palju. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses Ivar Leevi. Aine kiituskiri muusikas Egle Praosk. Pia Pärn. Gerda Retter. Aine kiituskiri uurimistöös Kerli Retter. Aine kiituskiri matemaatikas, ajaloos ja ajakirjanduses Marge Roosilik. Angeelika Soll. Aine kiituskiri saksa keeles, ajaloos, uurimistöös, ajakirjanduses ja kehalises kasvatuses Eeva Johanna Võik.
Maiken Elias. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Siiri Kamps. Aine kiituskiri võrkpallis. Mikk Keskküla. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses, spordiajaloos, võrkpallis ja vene keeles. Markus Kullmann. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses, spordiajaloos ja ajaloos. Mattias Kuusik. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Tauri Lauriks. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses ja võrkpallis. Trevor Ling. Evo Richard Lode.
aine kiituskiri kehalises kasvatuses, kergejõustikus, üldfüüsilises ettevalmistuses ja uurimistöös. Keili Muuga. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses, üldfüüsilises ettevalmistuses ja ajaloos. Johanna Räpo. Lauri Sandre. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses, Mihkel Vana. Tehnoloogiaklass. Aine kiituskiri tehnika ajaloos ja inglise keeles, Paul Kristjan Abram. Aine kiituskiri kehalises kasvatuses ja inglise keeles, Joel Aruoja. Ervin Prikkel. Aine kiituskiri tehnika ajaloos, kehalises kasvatuses ja ajaloos, Laura Gutmann. Aine kiituskiri tehnika ajaloos ja uurimistöös, Andero Kalju.
Kevin Keerov. Ereli Kutter. Kadri Käesepp. Aine kiituskiri uurimistöös, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses. Laura Laisk. Aine kiituskivi tehnika ajaloos ja kehalises kasvatuses. Andre Lättemägi. Aine kiituskiri matemaatikas. Alari Parind. Ette Poolakese. Aine kiituskiri tehnika ajaloos ja inglise keeles. Sten Saiak. Steven Sindin.
ainekiituskiri tehnika ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja bioloogias. Uku Paul Tuuling. Rünno Pernik. Ja nüüd täname ja õnnitleme klassijuhatajaid. 12. meedia ja spordisuuna klassijuhataja, õpetaja Marje Kaarde. Ja 12. tehnoloogia suuna klassijuhataja, õpetaja Mare Läns. Ja nüüd tervitab värskeid vilistlasi Tartu vallavanem Aivar Soom. Saigi kõik läbi. Aga selle nimel tuli väga palju vaeva näha. Teate, kui ma seal seisin, siis ma mõtlesin ja lugesin kokku, et ma olen sellel kevadel või suvel olnud 8 lõppaktul ja pidanud seal ees seisma. Aga teate, sellist tunnet, nagu mul praegu oli, ma ei ole veel sellel kevadel kohanud. Teate, õhus oli tunda kuidagi sellist ääretut rahulolu, üksteise mõistmist ja headust. Kui teil on räägitud igasuguseid asju ja räägitakse veel, et mis te peaksite tegema ja kuhu minema ja mida õppima ja mida oskama, siis ma arvan, et ma ei hakka seda üle kordama. Aga ma tahaks väga, et see tänane tunne, mis teil on ja uskumatult ka, mis siin teisel pool on, ma arvan, see tunne, mida tundsid täna õpetajad, vanemad, vanavanemad, sugulased, tuttavad, see oli selline kokkuliitmise tunne, see headuse tunne. Ma väga tahaks, et me kõik, kes siin majas, ükskõik millisel korrusel asub, võtame selle tänase pildi, mis ühtepidi tõenäoliselt tekib meil kuskil arvutis või paberil, aga võtame selle pildi mälus kaasa. Võtame kaasa selle tunde, mis täna siin meil seisab, õhus ripub. Võtame selle tunde. Ma arvan, et selles tundes on nii palju headust, nii palju positiivsust, et kui meil teinekord tekib selline muretunne või tupikutunne, et me ei tea, kuhu minna, mida teha,
siis tuleme selle tänase tunde juurde tagasi ja ma arvan, et see tunne aitab meil leida teed, kuidas edasi minna. Ja mitte ainult meil üheskoos, kes me täna siin selles majas oleme. Ma arvan, et see tunne aitab kanda ka meie kooli, selle, mille te olete valinud oma kooliks edasi kesta. Sest teie olete selle kooli saadikud, kes viivad seda tunnet edasi oma kodudesse, oma kodukanti, küladesse, valdadesse, linnadesse. Las see tunne kestab ja areneb ka seal. Ja võib-olla siis sellist head tunnet ja positiivset suhtumist, mida meil paraku on igas päevas suhteliselt vähe. Võib-olla see tunne, headuse tunne, üksteise aitamise ja toetamise tunne ja tahtmine teist aidata, võib-olla see teeb meist parema riigi ja paremad inimesed. See tunne on teie käes. See tunne on teie teha, edasi kanda kõigile teistele, nendesse kohtadesse, kus te olete tulnud ja kuhu te lähete. Ja võib-olla siis me tunnemegi oma riiki paremini ja saame sellest riigist suuremat rõõmu. Aitäh teile, et te olete siin koolis käinud. Aitäh, et te olete siin koolis neid tublisid õpilasi õpetanud. Aitäh, emad, isad, vanemad, vanaisad. Ja soovin teile häid tundeid, võtke need kaasa tänasest päevast. Aitäh teile! Ta vaikib, see õpetaja. Üks kiirgus on lakanud. Tee viib läbi hilise aja, kus õhtu on hakanud. See õhk, see kellade kaja, see kõlaks kui viimane kord. All hiilgava taevaraja sa korraga oled orb. Kõik möödub, jõgi ja maja ja murdunud ladvaga mänd. Ta vaatab, see õpetaja, pikk pilvede palverend. Muusikalise tervitusega esinevad õpetajad.
sõna on klassijuhatajatel Mare Läntsil ja Varje Kaardel. Lugupeetud saalis viibijad, kallid lõpetajad ja 3 aastat ongi möödas. Saime juhendamiseks klassid, mis koosnevad 2 eestlastele väga südamelähedasest, ent teineteisele tihti vastanduvast maailmast, sport ja meedia, mida seob 3. oluline tegur, tehnoloogia. Meie ühine gümnaasiumitee algas väga eestlaslikult. Algul ei saanud minema, hiljem ei saanud pidama. Tundsime, et sukeldusite aega, kus puberteediklahvid nokitseti eluklaviatuurist välja ning 17-aastastest hakkasid sirguma 19 ja 20-aastased noored. Tekkisid rahutuse ilmingud, sest iga uus põlvkond tahab revolutsioon ning ei saanud soovi tunnistada seni kinnistatud reegleid. Nagu Juri Gagarin polnud nõus enam maal kõndima, vaid soovis sõna otseses mõttes teise ilma lennata. Või näiteks, nagu Galileo Galilei astus oma astronoomiliste avastustega paavstile varba peale. Milleks meile õppimine? Mina võtsin asja sportlikult. Meenus mu enda spordi tegemise aeg. Eriti tolleaegne viievõistlus. Mutsin seda kui Snickersit. Maitse meeldis, aga näed, pähklid mulle istunud. Keerukast gümnaasiumi algust võiksin võrrelda oma tõkkejooksuga, millega alati jagelesin ning kõrgushüppega, mida lausa kartsin. Arvasin, et kui üle ei saa, siis alt saab kohe kindlasti. Ent kummalisel moel kohtunikud minuga ei nõustunud. Meie esimene kokkusaamine lektooriumis meenutas üritust, kuhu oli kokku tulnud grupp inimesi, keda ühendas antud momendil üks ühine eesmärk, lähte ühisgümnaasium. Teid oli tohutult palju. Hiljem juba klassis kokku saades tervitasin teid alati, tervist, mu armastatud klass. See kujunes meie ühiseks parooliks. 10. klass on hüppelaud 12. klassi eksamiteks. Kui alguses sai järjekindlalt lulli löödud, siis nüüd tuli leida aeg gümnaasiumi maratoni võimsaks lõpuspurdiks. Siiski nii mõnigi Joosep hakkas mässama. Ei meeldinud õppimine, müts visati nurka ja ununes ka hea käitumistava. Siinkohal üks meenutus varahommikusest trennist. Mil treener poistele moraali värskendamiseks külma kraanivett kaela viskas. No piltlikus mõttes muidugi. Kui ikka tunnis kaasa ei tee, peab ka kõige kangekaelsem mees suusastaadionil kükitades X-ringi tegema. Nii mõnigi tunnistas mulle hiljem, et aitab jamamisest. Enam ma nii ei tee. Teie enesekindlust kogesime matkal, kus vilunud orienteerumisvõime matkamise mitme kilomeetri võrra pikendas. Alguses oli pilt täiesti helge. Sain sisse ju lähte ühisgümnaasiumisse. Tegelikkus näitas midagi muud. Võlad kasvasid nagu New Yorgi pilvelõhkujad. Tavalauseks kujunes küll ma jõuan. Mäss oli ka veeklaasis. Kuidas klassijuhataja tahab meie elu juhtida, me oleme ju vabad inimesed. Kui 11. klassis meedia ja spordisuunad kokku pandi, olid mul algul väikesed kahtlused, kõhklused. Aga 2 klassi kokkuliitmine oli kui värskendav priis. Sportlik jõud sai klassis teise tasakaalustava jõu, sõnajõu ehk meediasuunaga noored. Te saite üksteisega hästi läbi. Te kasvasite ühte. Te algatasite mitu toredat ideed.
ikka ja jälle meenutan ma seda kirjanduse tundi, kus te oma luuletusi ette lugesite. meil Ilonaga olid pisarad silmas. see liigutas mind väga. No, ja ma ei pea silmas muidugi oodi minu murtud vargale. Tohutu fantaasialend, huumorimeel, edevus, andekus. 11. klassis avastasime, et nüüd tuleb uurimistöö. Uurimistöös oli hõivatud terve klass, kaasa arvatud õpetajad. Andsin samuti oma panuse, mõõtsime õpetaja Tiidebergiga süsihappegaasisisaldust minu kabinetis. Kõik olid äkki hõivatud millegi tähtsaga, kas kaitsekõne esinemisega, kes kokkuvõtte kirjutamisega, osa õpilasi oli hoopiski kadunud kuhugi paljundusaparaadi juurde. Valmis saime, kalad ujuvad ikka edasi Saadjärves ja elektripirnid valgustavad ruume. Aga mis juhtus 12. klassis? Õpimotivatsioon madalam kui kroonlinna 0. Tundides osalemine suuremas miinuses kui veebruari külm. Eriti reedene 6. tund. Klass oli tühjem kui riigieksamid sooritava õpilase pea. Puudumiste põhjuste tagaajamise oleks võinud uueks spordialaks valida. Ja teie kirevad vabandused. Juuksurisse, kosmeetiku juurde vaja minna või vanaema sünnipäeva ette. Ja muidugi need teie haigestumised. Seni nägematud tõved tabasid meid esmaspäeviti inglise keele tunniks. Mõni õpilane on nii kustunud olekus, et ma hakkasin kartma tema tervisliku seisundi pärast. Noormehi tabasid haigused, aga reedese 6. tunni paiku. Kõige populaarsemaks põhjenduseks kujunes olen hambaarsti juures. Tublidele noortele omaselt muutusid asjad paremaks. Te vallutasite autahvli, võitsite sügisese spordipäeva, saalihokiturniiri, koolimängu, kusjuures koolimängust võttis kogu klass osa ja veel millise hasardiga. Lisaks väga meeldejääv jõuluaegne heategevusprojekt. Samuti meenub 2 klassi kulm, mille jaoks nii poisid kui tüdrukud tagaralt raha teenida püüdsid. Muffin 7 euro eest maha müüa Raekoja platsil. See oli saavutus. Ja klassijuhataja tund minu sünnipäeval, kus ma juba arvasin, et te mulle kambakat teete. Väga armas oli. Ja muidugi viimane saksa keele tund. Mis mulle aga selgeks sai, kiiret pole kusagile ja kannatust on vaja varuda. Mis siis juhtus 12. klassis? Te lükkasite mind sõna otseses mõttes Vanemuise lavale. Mäletate, kuidas me sõlmisime kokkuleppe enne kooli juubelit? Mina lähen õpetajatega lavale laulma, aga teie esinete noortekooliga. Uskuge, see ei olnud mulle kerge. Ma olin uhke meie ühise etteaste üle. Te saavutasite koolimängus hea koha ja saate seda auhinda nautida nüüd kooli lõpetades. Jõuludeks, kui olite klassi ära kaunistanud ja mina olin haige, jään mäletama ka teie jõulu päkapikku minu asemiku õpetaja lauakõrval. Kallid lõpetajad, suur töö on tänaseks tehtud ning nautige jahvatatud vilja, ent rohkem vaeva hakkate veel nägema. Meie väike riik vajab suuri sangareid, nii spordis kui meediamaastikul. Kui kohtute staadionil üks mikri ees ja teine mikri taga, siis saage oma vahel kenasti läbi. Üks pool ärgu jooksku liiga kiiresti kaamera eest ära, teine ärgu piinaku liiga palju oma pliiatsit ja fotoaparaati, sest teil on avalikus ruumis kaalukas roll. Tänases uudistevoos, olgu see siis televiisoris, lüperaalis, tahvelarvutis või nutitelefonis. Me kuuleme palju negatiivsust ning loeme lausa vihaõhkavaid artikleid. Meie vajame positiivseid uudiseid. Me vajame just teid,
tulevased Erkid ja Pulleritsud. kallid lõpetajad, et teie arvutiklahvid liiguksid kiiresti, et te ei unustaks 3D modelleerumist ja te oskaksite oma elu nautida mitte ainult arvuti taga, vaid ka elumere lainetel. Olen uhke teie üle, et te suutsite võiduka lõpuni pingutada. Jään teid alati ootama lähtekooli tagasi ja soovin teile kõige paremat. Et teie teivas oleks habras ja lävepakk libe. Et pliiats läheks katki ja tint saaks otsa. Soovin teile sirget sihti uuel eluteel ning teadke, et ka mina ootan teid siia lähtekooli tagasi. Aitäh, lapsevanemad! Aitäh, õpetajad! Pere on lapse jaoks kõige olulisem. Perekond on olemas ilusatel ja rasketel aegadel, toetab ja kuulab mure korral, ei mõista hukka ning aitab saada iseseisvaks. Teid tervitab lastevanemate poolt Aide Lättemägi. Tere, kallid noored, imekenad, rõõmsad inimesed ja tere kõik need, kes siin koos nende kenade noortega rõõmustame. Minul on ikka natukene kurb ka. Ja arvan, et teil kusagil südame põhjas elevuse ja rõõmu all on üks pisike sopike, milles on kas või väike näpu otsatäis kahjutunnet või kurbust. Et see kooliaeg tõesti nüüd otsa sai. Minul sellepärast, et nüüd saab läbi minu teine ajajärg siin olla seotud lähtekooliga. Olid minu oma 11 kooliaastat ja siis algasid minu laste kooliaastad 2 peale 14. Nii et kõik kokku olen tervelt veerand sajandit lähtekooli tegemistega seotud olnud. Pikk aeg, on ju? Ja nüüd siis otsas. Teil on ehk kahju seepärast, et sõbrad jäävad kaugemaks. Aga oma kooliaegseid sõpru hoidke. Kõige lähedasematega ärge jääge võõraks, vaid saage ikka aeg-ajalt kokku, sest need pikaaegsed sõpruskonnad on need kõige lahedamad ja väärtuslikumad eluks ajaks. Ja õppimine ei lõpe tänasega, see õppimine alles algab. Õpi tegema siis, kui ei taha ja leppima siis, kui ei saa. Õpi nägema siis, kui on pime ja kuulma ning kuulama ka. Õpi naerma siis, kui on valus ja uskuma siis, kui ei tea. Õpi andma, kui keegi ei palu ja minema siis, kui ei pea. Õpi jätkama valitud radu ja vabanda, kui sa teed vea. Õpi olema nii, et on rahu ja elama nii, et on hea. Jääge iseendaks. Olge tugevad ütlema ei, kui tunnete oma südames, et jah öelda pole õige. Olge julged ja nutikad, riskige, kukkuge, tehke valesti, aga siis ajage ennast jalule ja küll need õiged otsused tulevad kogemustega, vigadest õppides. Elus on palju kurbust, muret, nuttu, aga see kõik jääb mööduvaks ja tühiseks võrreldes rõõmsate, õnnelike hetkede ja kordaminekutega. Olge tublid, see peaks teil lihtne olema, sest te ju oletegi seda. Kogu südamest soovin teile, teie emade ja isade nimel kõike head. Ja suur aitäh, kallid õpetajad ja lähtekooli. Sõna on Lähteühisgümnaasiumi vilistlasel Tanel Aruojal.
lugupeetud õpetajad, siin viibivad lapsevanemad, sõbrad-tuttavad. Nagu mainiti, minu nimi on Tanel ja ma olen selle suurepärase koolivilistlane. Kõlab jube klišeena, aga võib öelda, et aeg lendab. Et umbes täpselt 6 aastat tagasi ma olin just teie asemel siin samas. Eksamid olid värskelt selja taga, häbelik nagu ma olin, habega veel ei kasvanud. Aga nüüd natuke hiljem, vanem targem, üht-teist nähtud, kogetud, siis mõtlesin, et oleks ka võib-olla hea mõte jagada tänu ja kiidusõnu, julgustussõnu ka vilistlase perspektiivist. Ja siis helistasin kuskil 3 nädalat tagasi sellise kurja plaaniga Üllarile ja selline luba anti mulle. Seda enam, et minu väikevend istub täna siin laval. Ja ka võib-olla sellepärast, et 6 aastat tagasi, kui mina lõpetasin, siis minu ema pidas just seda lastevanemate poolset kõnet. Selles mõttes tal oli kõne, ta nutis kõigi ees ja ütles palju õnne. Et see on karmavalt ka võib-olla väike arvujad poolt. Aga kõigepealt mul on 2 tänusõnad. Esiteks õpetajad. Et ma ei usu, et kui ma liialdan ja ütlen, et teie olete meie elu ja ühiskonna aluseks. Et see, mida te igapäevaselt teete, mängib väga suurt rolli iga indiviidi kujunemisel. Te olete ja te jääte iga lapse suureks osaks nende lapsepõlvest. Kindlasti meie teinud teie elu kergeks, nemad ei teinud, kindlasti tehta ka teie elu kergemaks tulevikus. Lootuseks ma võin öelda, et meie kui õpilaste tänulikkus teile, see suureneb väga palju aastatega. Nagu hea vein. Nüüd 6 aastat hiljem, mina tänan teid südamest. Ja lapsevanemad. Ma ei ole veel isa, aga ma usun väga kindlalt, et see on üks kõige keerulisemaid ja pikaajaline projekte, mida üks inimene saab ette võtta. Ja sul ei ole mingi kasutusjuhendit. Nii et täna kõik, kelle lapsed on siin laval, palju õnne. Tehtud on suur töö. Te saate ühe väga suure punkti enda lapsevanema to-do-listist maha tõmmata. Tublid. Ja tulevikuks ma sooviks ka teile mõistmist, et ajad on teised, inimesed on erinevad, laske oma lastel teha omi otsuseid. Isegi kui neil on valed, las nad teevad juba, las nad õpivad. Julgustage neid, andke neile eneseusku, toetage neid, laske neil lennata. Ja siis teie, viimasena tänased kangelased, tsiteerides George Bushi, seda nooremalt, sest teie, kes lõpetate täna kiitustega, head hinnetega, hästi tehtud. Ja teie, kes lõpetate võib-olla mitte nii edukalt, siis ka teie võite presidendiks saada. Ja minu arust ongi selles samas ütluses, mis on väga lihtne, samas väga eneseirooniline, kogu asja võlu, et mitte miski tegelikult ei ole võimatu. Et kõik on kättesaadav, kõik on võimalik, et teie sealt võib vabatulla järgmine Arvo Pärt, järgmine Urmas Ott, Armen Karu, Siim Kallas, aasta eurooplane ja nii edasi. Kõik on võimalik. Et täna diplomid käes ja lähete sealt uksest välja, siis lihtsalt minge, täike kõik oma unistused, eesmärgid, saavutage see, mis te kõik tahate. Ma julgustaks teid saama maailma kodanikeks. Õppida, areneda nii palju kui võimalik, reisida, kogeda teisi kultuure, teisi keeli õppida, teha vigu, tõusta püsti, õppida neist, teha uuesti vigu, et nii me kasvame. Ehitage oma elu, ärge laske elul teid ehitada või hoopis lõhkuda. Ning pidage meeles, pidage kõik meeles, et alati ei olegi kõige tähtsam see sihtkoht, kuhu me teel oleme, vaid pigem just see teekond, kuidas me seda läbime, mida me teeme ja samamoodi kellega me selle ette võtame. Aitäh teile! Kas on veel sõnasoovijaid? Ja, neid. Teil on oma kord. Ma pole enam väike,
sest kooliaeg on lõppemas. Vastu paistab mulle päike, ma rõõmus lakke hüppamas. Karjun, koor on läbi. Seda tehes pole häbi. Veidi kurb on pigem need, sest oleme me viimasel kooliteel. Esinemisjärjekord on 53. lennu lõpetajatega. Tere ka meie poolt, austatud külalised, õpetajad, lapsevanemad, sugulased ja sõbrad. Meil on väga hea meel siin seista ja uhkusega öelda, et gümnaasium on meie jaoks läbi. Aastal 2012 1. septembril kooli tulles valdasid meid erinevad tunded. Õhus oli hirmu, ootusärevust, eelarvamusi. Õnneks olime juba esimeste kuudega eelarvamustest võitu saanud ja hakkasime vaikselt ühtseks kasvama. Mida aeg edasi, seda ühtsamaks me saime. Kõigil meil on head ja halvad küljed, aga siit lahkudes peaksime mäletama ainult seda kõige paremat. Meie lennu spordiklassi õpilased on olnud katsejänesteks ja teerajajateks. Ilmselt polnud paljudel õpetajatel algselt selge, kuidas hakkab töö spordiklassiga välja nägema. Õpetajatel oli neid raske kritiseerida, sest vastu vaatasid suured lihasmäed. Tegelikult on ka sportlased inimesed, kellel on sees pehme süda. Peale esimest aastat sulandusid meedia ja spordisuund kokku. Tänu sellele said tulevased reporterid harjuda sportlaste suurte egodega. Tänu kooli heale tööle said meediaklassi õpilased kasutada paremaid tehnoloogilisi vahendeid kui nende eelkäijad. Selleks, et ka tulevikus oleks võimalik uusimaid vidinaid kasutada, peavad meie kooli tehnoloogiaklassi õpilased neid välja töötama hakkama. Ma ei imesta, kui minu paremal käel istub abiturient, kes tulevikus leiab ka Eesti Nokia. Kindlasti leidub meie hulgas ka järgmine Heiki Nabi, võrkpallur Argo Meresaar või hoopis Mart Poom. Arvatavasti võib mitme aasta pärast näha ka mõnda tänast abiturienti teleri ekraanil. Meie kohta te teate juba piisavalt, aga räägime nüüd ka nendest, tänu kellele me siia oleme jõudnud. Paljude jaoks on nad suured eeskujud ja iidolid. Neid on kummardatud ja armastatud. Olen isegi kuulnud, et keegi peab neid jumalateks. Nüüd tuleb juttu õpetajatest. Just nemad on need, kes meile õige suuna kätte on näidanud ja pahedest eemale hoidnud. Tänu neile teame ka käitumisetiketist nii mõndagi. Kuhugi hiljaks jäädes oskame viisakalt vabandada mitmes erinevas keeles. Vabandust, et hilinesin. Bitte entschuldigen Sie meine Verspätung. Sorry, I'm late. Извините, что я опоздал. Samuti oleme õppinud ka kõiki viisakalt teretama. Aknalaua peal istuda ei tohi, sest vastasel juhul oleksime lillepotid. Tegelikult on õpetajad need, kes on ära teinud kõige raskema töö. Kui keegi hommikul vale jalaga voodist välja on tulnud, siis on just õpetaja see, kes saab õpilase pahameelt tunda. Õnneks mõistavad ka nemad meid ja saavad aru, et pahur õpilane vajab rahu, ainult rahu. Kõige rohkem kannatasid meie terrori all õpetajad Mare Läns, Varje Kaarde, Ilona Võik, sest just nemad olid need julged, kes võtsid meie lennu oma tiibade alla. Omalt poolt kirjutasime ka luuletuse, millega meie lennule tuult tiibadesse soovime. Nüüd on see aeg, kui me tõuseme lendu. Alla vaadates me näeme oma õdesi ja vendu. Me lendame ja ei plaanigi alla tulla, sest taevast leiame teematid ja kulla. See lend saab olema kõrge ja pikk ning ei lõppe enne kui igavik. Me lihtsalt lähme ja tagasi ei vaata. Täna on teie kohustus meid lendu saata. Aitäh! Aga meie teele saatmine ei ole ainus tähtis sündmus tänases päevas.
Siin saalis istub ka sünnipäevalaps õpetaja Mare Läns, kellele laulame ühe korraliku sünnipäevalaulu. Palun tõuske nüüd kõik püsti ja laulame kõik koos. Õnne soovime sul, palju õnne, kallis Mare, õnne soovime sul. Nüüd täname kõiki, kes meid viimase 3 aasta jooksul saatnud on, väikese lillekimbuga, õpetajad, juhtkonna töötajad, söökla juhatajad ja puhvetitädi. Mul on väljas neil üks erilise kingitus ka. Samuti avaldame tänu neile, keda iga päev ei näinud. Koolikojamest Hannest ja koristajaid, ehk siis meie jaoks üht suurt tiimi, kes töötasid meie heaolu nimel. Ja hoidsid kooli ümbruse puhtana, suur tänu neile. Meie poolt üldse suur aitäh teile kõigile, et te üldse siia viitsisite tulla. Nüüd esineb abiturient Egle Mari Jürjensi lauluga Sõpradele.
Liisi toikse rittep poole. klasside soovid lõpetajatele annab edasi Liiv Hanstil. Tere ka minu poolt siis. Sooviksin siis ka meie lennu poolt öelda paar sõna. Alustaksin oma juttu selliselt. Nagu te teate, siis kõigile on antud üks elu. Elu, mis koosneb erinevatest eluperioodidest, nendega kaasnevatest rõõmudest ja muredest, samuti erinevatest inimestest ja emotsioonidest. Ning olles siin ja täna peate tõdema, et ka teil hakkab üks periood läbi saama. Usun, et teile öeldi seda ka 9. klassi lõpus, kuid siin ja praegu on siiski midagi muud. Te olete kõik täisealised ning peate alustama oma eluga. Peate tegema tarka otsuseid, mis suunavad teid parema tuleviku poole. See siin on andnud teile teadmisi, mida tulevikus appi võtta ning et elada nii, nagu teie seda soovite. Olge targad ja elage nii, et hiljem kahetsema ei pea. Ärge võtke seda lõppu kui reaalse lõpuna, vaid pigem nagu uue algusena, sest tegelikult ongi see ju taas kord uus algus. Pea püsti, rind ette ja ühe otsa pilet tuleviku poole,
siis minevikku tagasi tulla ei saa. Ning kõik, mida olete teinud valesti või õigesti, võtke seda kui kogemustena. Ning ärge vaevake pead, kui kõik pole olnud alati kõige parem. Leidke endale oma elu armastus, parim töö ja unistuste kodu ning mäletage vahel ka oma koolikaaslasi ning ka õpetajaid ning külastage ka lähtelt. Elu on nagu väike mäng, mida tuleb mängida nii, nagu endal kombeks. Olge tublid. Aitäh! Sellega on Lähtimisgümnaasiumi 53. lennuaktus lõppenud. Lõpetajate õnnitlemine ja pildistamine toimub kooli õues. Ilusat pidu kõigile!